Tere tulemast 22. rakenduslingvistika kevadkonverentsile. 2025. aasta on mitmes mõttes eriline. Tänavu möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest ning sel puhul tähistame Eesti raamatu aastat. See ajalooline tähis tuletab meile meelde, kui pika aja jooksul on eesti keelt kirjas kasutatud ja kui oluline on selleks olnud ühtne kirjakeel. Eesti kirjakeele normi alus on muuhulgas olnud õigekeelsussõnaraamat. Teos, mille uus 2025. aasta väljaanne ilmub selle aasta lõpus ning mis on juba enne ilmumist äratanud väga palju tähelepanu. Just need sündmused inspireerisidki meid valima tänavuse eestikeelse raamatu 500. aasta juubeliürituste sarja kuuluva rakenduslingvistika kevadkonverentsi teemaks destandardiseerimine keeles ja kasutuses. Siiski ei toimu keelekasutus üksnes sõnaraamatutes ja kirjalikus vormis. Suurem osa suhtlusest toimub suulises, mitteametlikus ja igapäevases keelepruugis. Seal, kus normid võivad olla teistsugused, muutlikumad ja varieeruvamad. Standardiseerimine ja destandardiseerimine on tegelikult keele arengu lahutamatud osad. Kui esimene loob ühtlustatud raamid, mis tagavad järjepidevuse näiteks hariduses, meedias ja ametlikus suhtluses, siis teine peegeldab keele loomulikku varieeruvust ja kohanemist erinevates suhtlussituatsioonide, sotsiaalsete rühmade ja kultuuriliste kontekstidega. Meie tänavuse konverentsi 3 plenaarettekannet käsitlevad keele standardiseerimist erinevatest vaatenurkadest. Alates Eesti õigekeelsussõnaraamatu koostamise põhimõtetest ja valikutest, kuni hollandi keele normide kujunemiseni ja inglise keele kasutajate häbimärgistamise analüüsini. Konverentsi esimesel päeval kuuleme siin suures saalis otseselt või kaudsemalt keelekorraldusest, õssi koostamise tagamaadest, eestlasi häirivast keelekasutusest, sõnaraamatutega seotud kujunditest, aga ka sellest, kuidas näiteks meie põhjanaabrid sotsiaalmeediagruppides keelenorme kujundavad. Teisel päeval pöörame pilgu suuresti keeletehnoloogia uusimatele arengutele, suurtele keelemudelitele ning uurime, kas ja kuidas saavad need toetada sõnaraamatute koostamist, terminoloogia arendamist, vanakirjakeele uurimist ning emakeele õpet. Paralleelselt siin saalis toimuvaga on teise korruse mustas saalis mitmeid ettekandeid, milles keskendutakse mitmekeelsusele, korpuslingvistikale, kõneanalüüsile ja kõnetehnoloogiale, keeleõppele ja keele omandamisele. Kokku on konverentsi kavas 43 põnevat ettekannet. Midagi igale huvilisele. Julgustame kõiki kuulajaid nii siin kui sealpool ekraani julgelt küsimusi esitama. Soovin kõigile inspireerivaid arutelusid, viljakat mõttevahetust ja head konverentsi. Welcome to the 22nd Annual Conference of Applied Linguistics. The year 2025 is a special one. It marks 500 years since the publication of the first book in Estonian. To celebrate this important milestone, 2025 has been declared the year of the Estonian book. It is also the year the new edition of the Dictionary of the Standard Estonian will be published. These two events highlight the long-standing role of written language and standardization in the development of Estonian. This year's conference theme, Destandardization in Language and Use, reflects the dynamic nature of language. While standardization provides consistency in education, official communication, and dictionaries, language also lives and evolves in everyday use, where variation, flexibility, and change are constant. Destandardization is a natural part of linguistic diversity. Over the next 2 days, we'll explore these processes from various angles, through lexicography, corpus linguistics, social linguistics, language technology, and more. With 43 presentations, the program offers something for everyone, whether your interest lies in dictionaries, AI, multilingualism, or language learning. We warmly encourage all participants on site and online to actively engage by asking questions. Wishing you all a stimulating and enjoyable conference.